Mul on eriti hea meel, et täna avatakse siin Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi kõrval selline uus staadion, sellepärast, et ma olen tegelikult selle kooli vilistlane aastast 1996 ja ma väga hästi mäletan, mis siin oli ennem. Ja ma olen siin siis seda platsi polnud vist võimalik staadioniks kutsuda, aga ma olen ka siin trenni teinud ja kehalise kasvatuse tunnid möödusid ka siin paljuski ja tegelikult peab ütlema, et loomulikult see, mis oli ennem ja see, mis on nüüd, et need on absoluutselt võrreldamatud asjad. Ja mul on loomulikult väga hea meel nende õpilaste üle, kes hakkavad siis nüüd sellel staadionil siis tunde tegema ja trenne tegema. Loomulikult mul on natuke kahju sellest, et omal ajal mul ei olnud sellist võimalust, aga päeva lõpus see ei olegi praegu tähtis. Praegu on tähtis see, et kool sai endale uue staadioni, Mustamäe linnaosa sai endale uue staadioni ja loomulikult see näitab veel kord, et Tallinn praegu ikkagi hoolitseb selle eest, et nii lastel kui ka noortel oleks siis võimalus trenni teha, oleks võimalus spordiga tegeleda ja mis saab parem olla, kui tekitada selleks võimalusi linna poolt. Tõesti, meil on täna rõõmus päev, pidupäev. Mustamäe humanitaargümnaasium saab endale uue staadioni nii jalgpalli mängimiseks kui ka kergejõustiku jaoks ja see kool ootas seda päris kaua aega. Siin on olnud omad juriidilised probleemid, kus siis tegelikult mingi aeg see kinnistu, kus me siin oleme, sai endale uue omaniku oma 20 aastat tagasi, mis oli siis omanikuks oli riik. Ja Tallinna linn püüdis mitu korda selle omandi tagasi võtta, ehk siis koolile välja ehitada staadioni sellisel näol, nagu ta täna on. Ja nüüd lõpuks aasta aega tagasi meil kogu see juriidiline protsess õnnestus. Loomulikult me võtsime kiiresti ja ehitasime selle staadioni valmis. Ja täna siis ongi see õnnelik päev, kus siis see kauaaegne ebaõiglus, mis oli siis tehtud Mustamäe humanitaargümnaasiumile, saab siis nii-öelda positiivse lahenduse ja lapsed saavad oma staadioni, kus nad saavad rõõmuga sporti teha. Me saime oma staadioni, mida meil ei olnud umbes 20 aastat ja kuna mina ka õppisin selles koolis, ma väga hästi tundsin, kuidas kehalise kasvatuse tunnid võivad olla ilma staadionita. Kui staadioni polnud, siis me kasutasime ressursse, mis olid meil, meie võimla ja looduslikud ressursid, pargid, metsad. Meil on väga suur tänu, sest me ikkagi saime seda ja nüüd meie lapsed ja õpetajad ja lapsevanemad saavad seda kasutada ja oma tervist parandada. Meil on hea, õppeaasta on alanud, keegi ei tea tegelikult, kuidas ta kulgeb, aga me loodame, et me oleme koolis nii kaua kui võimalik ja teeme kõike selleks.